pean praegu enesega debatti, et peaks vlogima see nädal või mitte. Praegu on pühapäeva õhtu, kell saab kohe varsti 10. Peaaegu täna terve päeva põhimõtteliselt monteerisin. Mul läks kuidagi nii kaua aega lihtsalt selle sõbrapäeva snäkkide video monteerimise. Kõik see filmis ja monteerimisprotsess kokku oli kuidagi nii väsitav ja nii pikk. Et ma väga loodan, et teile meeldis see video, sest ma nägin sellega väga palju vaeva. Mulle endale väga meeldis see. Aga praegu ma chillin kodus ja söön siin hetkel pomelot ja vaatan YouTube'ist sellist YouTuberit nagu Fly with Stella, kes on siis mingi USA stewardess. Teate küll, ma olen nagu mega see lennuhirmu inimene on ju, aga mulle täiega meeldib vaadata nagu stewardesside vlooge, see on mingi päris popiks teemaks praegu YouTube'is läinud, et stewardessid vlogivad nagu oma lende ja siis seda, kuidas nad hotellides peatuvad kogu aeg ja kuidas nende elu üldse välja näeb, et nad üldse kodus ei saa olla ja nii. Ja see on täiega huvitav nagu. Nii et kui kedagi peaks käis huvitama, siis soovitan guugeldada. Tähendab, mitte guugeldada, soovitan YouTube indada. YouTube'ist otsida seda. Hai, kell on 2:30 esmaspäeval ja ma sõidan tööd koju. Okay, ma ei tea, miks ma arvasin, et ma jõuan kuskil foori taga filmida. Sest et päeval ju liiklus toimub nii kiirelt. Ühesõnaga ma jõudsin nüüd juba koju ja kell saab kohe 3 ja ma tulin koju tööd, sest et mul on palavik. Ma terve päeva nagu mõtlesin, et suht imerik on olla. Ja siis kraadisin töö juures nagu see digitaalse kraadiklaasiga on ju. Ja siis see näitas, et täiesti normaalne on kõik, et kõik on nagu fine on ju. Ja siis ma sain teada mingit tund aega kirjama, et meil digitaalne kraadiklaas on katki. See näitabki valesti. Ja siis kraadisin selle vanaaegsega ja siis oligi palavik. Nii et pakkisin oma asjad kokku ja tulin kodukontorisse. Meil on siis hetkel siin teisipäev, mingi keskpäev. Hakkab 12 lähenema ja eile nägime viimati siis, kui ma tulin palavikuga koju, on ju. Ja ma jäin siis täna kodukontorisse ja kuna ma olin nagu kondid ja kere nii haige sellest eilsest palavikust ja lamamisest, siis täna on ilus ilm, et ma tulin jalutama. Ja kuna muidu nagu kontoriinimestel on suht kehvasti selle liigutamisega, et mina näiteks mingi 9-5 iga päev lihtsalt rõõmsalt istun, tõusen püsti ainult, et umbes kohvi võtta on ju. Siis nii ma teen tasa kõik oma puudoleva liigutamise. Ma arvan, ma kõnnin mingi 10 kiltsa vist või? Mingi pool on vähemalt kõnnitud juba. Ja noh, päikse käes on ikka mega soe, täiega juba kevade, siuke tunnen, no suht palju lund on veel maas. Päikse käes on täiega siuke tunne nagu kuskil suusakuurortis oleks, seal on ju ka nagu mäe all alati siuke soe ja sula mõnus. Linnud laulavad ja värki. Siis kui ma jõuan kohe tagasi, ma arvan mingi pool tunni pärast teen tööd edasi ja natuke teen researchi oma järgmise video jaoks, mis on jälle see video, mis teile kõige rohkem meeldib. Müsteeriumid. Te olete mult väga palju küsid ka, et millal tulevad järgmised, millal, ma ei tea, kui tihti ma olen teid, siis ma räägin teile ära, et süsteem on siuke, et ma umbes korra kuus, ma arvan, panen sellise selle müsteeriumi või research video üles, sest et sellega on nagu täiega palju vaja teha seda eeltööd ja selle filmile on ka palju keerulisem kui teiste videot tava, nii et neid nagu rohkem korra kuus ei tule, ma arvan. Aga siis ongi alati ka mõnus neid oodata või joo. Aga kuna täna on meil sõbrapäev, siis ma jalutan ära, siis lähen chillin kodus, kogun ennast, loodan, et ei jää jälle palavikku või midagi. Ja siis õhtul neils pidi viima mind kuskile restorani. Nii et niimoodi ma obviously ei lähe. Et ma loodan peun elust ennast valmis panna ka. Näeme siis hiljem. Ma olen nüüd kodus tagasi. Õues on ikka väga ilus ilm veel. Ma kõndisin päris pikalt, 9 kilti tuli ja 12 000 sammu. Mul on siis pandud nagu selleks päeva goaliks 10 000 sammu ja mul ikka suht harva tuleb seda täis, ma ütlen ausalt. Ei hakka üldse siin luiskama teile. Aga nüüd ma istun siin põrandal oma tööarvutiga ja kustutan tulekahjused, mis ma 1,5 tunniga jõudis tekkida. Mul oli mingi 20 kirja. Enamused suutsin nüüd neist ära vastata ja nüüd ma lähen tegema endale
lõunasööki ma teen endale frikadellisuppi, jee, ma armastan frikadellisuppi, aga ma ei armasta neid poe külmutatud frikadelle. Seega ma teen frikadellid ise ja honest to god, need on maailma parimad asjad üldse nagu. Kasutan selleks siis kanahakkliha, muna ja nagu maitseaineid, solvipart ja sibulat ja küüslauku. Ja ma teen siis niimoodi, et hästi pisikesed need hakklihapallid on nagu valmis, siis ma praen need ära ja lisan siis nagu valmis supile ja nagu best. Soovitan proovida. Näitan talle üliad asja. Eile õhtul Nirs nagu ütles mingi kõige randomat asja üldse, et ega meil kodus ei ole kõrsikuid nagu, siis ma mingi, ei. Ja siis ma ostsin talle sõbrapäeva kingiks poest kõrsikud! Kell on vahepeal saanud midagi 6 kanti ja ma just tegin endal natuke make-up and hair ja ootan Nilsi koju. Vaatan My Kitchen Rules'i, joon kohvi. Panin just mingi 2 minutit tagasi oma töömeilid kinni. See aitab ka tänaseks. Ja ma siiamaani ei tea, kuhu me sööma lähme. Nii et ma olen väga põnevil. Mul oleneb sellest väga palju asju, näiteks mis jalanud ma panen. Kui meil vaja pikad kõndida, siis ma ei taha panna kontsaga saapaid, sest väga lumine ja libe on. You know, girl problems. Hashtag girl problems. Nii et kui ma saan teada, kus me lähme, siis ma annan kindlasti teile ka teada. Meie peres on tavaliselt niimoodi, et kui me kuskil minema hakkame, siis me olen alati täiega palju varem valmis kui Nils. Aga see on ka sellepärast, et ma olen alati igal pool varem kohal. Tõesti, ükskõik mis asi on, ma olen alati varem kohal, ma ei tea, ma ei suuda nagu oodata ja passida kodus, sest ma pigem olen varem lihtsalt. Aga praegu ongi siuke olukord, et no mina olen mingi pool tundi valmis olnud juba. Nils nüüd nagu valmib. Ma olen täitsa valmis kohe. Nüüd täitsa valmis, jah. Vaatan siin siukest asja nagu Honest Trailers. Kui te ei tea, mis see on, siis mingi kindlasti vaadake järgi. See on really cool. Nii, tee OOTD. Mida? Outfit of the day, noh. Ma ei tea, mida ma tegema pean. Sa pead ütlema, kus su särk või ja püksid on pärit. Oh, issand, ma ei tea. Särk on Saarest. Muud ma ei mäleta. Okei, ma teen siis oma OOTD on, jah. Nii. Pintsak Saarest. Blues Vero Modast. Mingi 5 aastat tagasi. Siis see seelik, mida ma juba teile eelmises vlogis näitasin, millega ma tööl käin, see on vist Mangova, something. Ja siis mul on need oma kuulid zapad. Me oleme nüüd teel ja ma hakkan nüüd arvama, kuhu me lähme. Nüüd me hakkame mängu mängima. Nii, ma pakun kõigepealt. Nils ütles mulle, et ma võin panna saapad, nagu võrged saapad, sellepärast, et mul ei ole vaja väga palju kõndida. Mul ei ole mitte ühtegi kohta mõttes ainult. Nagu tegelikult ka. Nagu mitte ühtegi. Ma tahtsin pakkuda, kas me lähme Chakrasse, on ju? Mis on nagu üks mu lemmikohti, aga ma teadsin kohe, et me ei lähe sinna, sest sinna on vaja suht palju kõndida, nagu kui auto on enne ära panna, on ju? Kas me sõidame nagu linna välja või? Jaa. Kas me sõidame sealt edasi ka või? Ei. Linnast edasi ei sõida või? Ei, kesklinna sõidame. Kas me lähme Vapianosse? Mäkki. Vapianosse või Mäkki? Kui tuleb ühtegi söögikohta meelde, mis selline kesklinnas on. Okei, ma annan sulle vihje. Noh, anna vihje. See on selle Vapiano lähedal, kus me tavaliselt käime. See koht, see või? See uus koht või? See Rotermannis või? No, Rotermannis on. Oot, Rotermannis on mitu kohta nagu. Jaa, see on Rotermannis, jah. Kas see, ega see on see Tai koht või? Tai koht ei ole. Ei ole, okei, siis see ei ole see Taste of Asia. Aga siis see on see, oota, kui ma ei mäleta, mis see nimi on, mingi pull või? Jah. Kuule, päris pullvärk! Pulli kohta lähme. Okei, see pidi hea koht olema. Rotermannis mingi uus, nii et. Kuidas teil läheb? Mul on praegu kolmapäev, tööpäev, lõunaaeg on käes, kõik läksid alla sööma, siis ma saan siin jälle lobisada rahulikult. Teen praegu enda söökiga soojaks. Ja tänane päev on meil siis siuke, et tööd on nagu muda, täiega tapab töö. Jõhkralt tuleb meile sisse värki-särki.
aga hommikul ma hüppasin läbi kiiresti Prismast ja ostsin hommikuks Nilsile 2 šokolaadiekleeri, sest et Nilsil on oma sünnipäev. Ja kuna ma täna õhtul pean tegema kooki, et ta saaks tööle viia, siis ma mõtlesin, ma ei viitsi nagu 2 kooki teha, et talle ei saa ka midagi kinkida, siis ma ostsin šokolaadiekleeri onju. Ja siis ma ostsin need nagu numbrid 2, 8, 28. Et ma siis üritan hommikul, ma nagu närkan temast varem alati, et siis ma üritan need sinna ekleerida sisse kuidagi ära opereerida. Kuulsite? Ma sööks veel mis. Ja siis homme me lähme veel Nilsi vanematega vist lõuna ajal nagu siuksele sünnipäeva lõunasöögile. Hommikul mul algab üldse suure koosolekuga kliendi juures, nii et ja busy morning. Ja siis homme õhtul me leppisime Nilsi kokku, et kuna me eile käisime juba restoranis oma sõbrapäeva pool ja siis me ei lähe tema sinna pool. Ja siis on siuke tema, et Nils ütles mulle, et ta tahab, et see õhtu oleks kodus nagu kõik need söögid, mida tema armastab ja tema ise saab valida. Ja siis ma ütlesin, mis need on. Siis ta ütles, et ta tahab burgereid ja pizzat. Ma arvan, ma mõtlen midagi lahetat sellega välja. Teen talle alla mingi juustuburgeri tordi või midagi siukest pizza peale. Kui ta süda seda tahab, siis las ta süda seda saagu. Nii et normaalselt nagu me oleme. Meil on nüüd siis 16. veebruar ja Nilsi sünnipäev ja siis nüüd kell on 12:30. Ma just tulin kliendi juurest kohtumiselt, 2 tundi olin seal ja nüüd saan kokku Nilsi ja ta vanematega ühes restoranis, et minna nii-öelda Nilsi sünnipäeva lõunale. Siis alles ma arvan mingi 2 päeva jõuan kontorisse, nii et natuke hektiline päev ja nagu ma teile eile rääkisin, siis Nilsil on ju soov täna oma sünnipäeva õhtul õhtusööki saada burgereid ja pitsasid on ja ja siis ma mõtlesin nagu mida ma teen ja siis mõtlesin välja üks asja, et ma ostan nagu väikse pitsa on ja siis ostan juustupurkse ja siis teen neist nagu siukse nagu koogi ja siis panen sinna peale küünlad ja siis on see tuleb päris funny. Külm on nüüd ära sünnapoi. Jäädvustan su sünnipäeva. Kuidas su sünnipäev läinud on teine? Hästi. Hästi? Kas kõigile maitses mu tort on ju? Jaa. Jee. Sai lilled ja... Väga tore. Tore oli. Kas läheme sisse või? Mega külm on. Ma ei tea, kus need ainult on. No lähme istume. Üks asi, mida ma täiega armastan, on sellised vanad pildid. Need on lihtsalt nagu... Ma ei tea. Elav. Lihtsalt ma võiksin neid tundide viisi vahtida. Kõiki detaile siin analüüsida. So cool nagu. So cool. Juhtus eriti Hallari asi just. Käisid Sikupilli keskuses poes on ju. Siis tulin siia alla parklasse oma auto juurde. Ja siis lähen nagu auto juurde. Vajutan täiega nagu uksed lahti tuleks on ju. Ja ükski tuli nagu ei vilguvad tavaliselt. Vilguvad tuled on ju, kui teed uksed lahti või paned lukku on ju. Ja mitte ükski tuli vilgu mitu korda vajutan ja siis katsun auto uksi lukus nagu, mis asja. Ja siis vaatan, kõnin nagu auto taha, mingi üliraske poekott on ka, siis vaatan, see ei ole minu auto. Okei. Ülikiirelt tulin ära sealt. Lihtsalt täpselt sama ärvi, täpselt samasugune auto nagu minu oma. Just Liisas things. Me oleme oma missiooniga poolel teel. Ma käisin ostsin just väikse pitsa ja mingid snäkke veel õhtuks, mis ta tahtis. Ja nüüd võtab suuna Mäkki või kuskile, kus ma saaksin juustupurkse. Palun 2 suured friikarturid. Ja. Siis 4 hapukorrakastet. Ja. Ja 8 juustuburgerit. Palju 8? 8 juustuburgerit. Ja. See on kõik. Now we wait. Tuli nagu 8 juustuburgerit. Ja 8. Nii, nüüd hakka mõtlema, kuidas me seda asja siin kokku paneme. Mul on siin siuke tordi alus. Läks ka nii, et ma võtan oma pitsa. See on nii tuju, vaadake. Tšuki. Palun ärge arvake, et ma promootin täiega mingit ebatervislikku toitu. Ma tavaliselt ei promooti.
crazy mu kulinaarne saavutus. Siuke sünnipäevatort. Kas kutsume Nilsile? Tule puhu oma tordi pealt küünleid. Oh my god! Do you love it? Of course I love it! Et seda ma mõtlesingi, et ma tahan pizzat ja burgerit. Mis hakkame sünnipäeva pidama? Meil on nagu see laste sünnipäev, vaata vanasti sai McDonaldsis ju ka, me pidasime oma sünnipäevasid, kui ma mingi 10 sain näiteks. Kätteni jõudnud märkamatult reede õhtu. Juba 8 on läbi kell. Ja tänane päev siis möödus niimoodi, et tegin tööd. Jõudsin teha jälle ühe 10 kiltsase retke. Olen nagu väga proud enda üle. Ja no eile oli ju meil ikka mega unhealthy, nagu te nägite, nii et jumal tänatud, et ma natuke liigutasin ennast täna. Ja nüüd Lotta suutis mul tund aega veenda ja nüüd ma lõpuks lähen taga kinno. Uus Eesti film tuli ju välja, see Sangarid. Ma tahan seda niikuinii näha, see tundub super äge, sest et Piusid on mu täiega lemmikud ja üks peaosaline, kes seal on Kalmet, minu vana klassivend. Proud moment. Kus ta vist tulevad väga andekad inimesed. Igaks juks tulin kaamera taskus siia ja ei julge eriti ükski filmidest pärast nüüd arvada, et ma tahan filmi salvestada. See on ebaseaduslik. Nii et meil on salafilmimine. Tahad Lotta endale sükest Jokerit või? Halli. Mul on sulle üks pakkuda. Mul on nende nagu sükestega Joker. Lottal on liiga suured kaelalihased. Ok. Oleme kohal. Praegu on reklaamid olnud kas vene keeles või saksa keeles. Nii et see on. Ma oleme õiges kohas. Ma ostsin endale vee ja kismeti. Nagu kui random valik. Ma lihtsalt tahtnud popcorni üldse. Sa võtsid popcorni ja Coca-Cola sirat. Nüüd kiire check-in enne kui ma magama jään. Kell on 12, ma jõudsin lõpuks koju ja tahtsin öelda, et film oli mega hea. Naljaks oli ja siuke tore, hea film. Üldse Eesti nende noorema põlvkonna näitlejatega filmid on kõik nii head minu meelest olnud. Nullpunkt ja Mustalpinist on ka nagu ülihead. Täiega soovitan teile vaadata, kui te ei ole näinud. Laupäev. Mis kell on? Mingi õhtu juba. 5 saab kohe. Ja mina olen täna ja homme, siis 2 päeva isa juures, lastevalvur. See on 1, sul on 2 ja Lotta on ka siin, seega kõik on chill. Ma olen suht haige, Emilia on ka haige, nii et natuke loid, olen natuke loid, vaadake kätt. Ta on mega soft. Täna on Eesti Laulja. Käisime just poes, et osta makarone ja siis Lotta teeb meile ka kooki, mitte makaronidest, aga mustikatest teeb meile kooki. Nii et, olen very excited. Ja kuna ma olen väga loid ja siuke lössis, siis mussime jätsid ka. See on ka kapar. Lotta, kuidas sulle siis eilne film meeldis? See oli täiega naljakas, mulle täiega meeldis. Yes, see oli täiega naljakas. Tere, Liisa. Päev täna on. On mina? Jah, räägi sinna sisse, mis päev täna on. Täna on laupäev. Ei ole. Pühapäev on. Pühapäev ja kõik lapsed on kodus. Lastepäeva ega koolipäeva pole ega tööpäeva. Tšau. Hai! Jah, see vlog käib ikka veel nädala hiljem. Mul on siis siin esmaspäev ja kell on mingi 7 õhtul umbes. Ma tulin just koju ja ma tahtsin teile mitut asja rääkida ja näidata. Ma käisin just Greatlis ja tõin ära Eesti YouTuberite sõbrakaardid ehk siis selle paki, mis ma täna välja loosin. Loosi võitja, nagu ma ka ütlesin, on siis minu sõbrapäeva video all infoboxis kirjas ja lihtsalt see on amazing, kui palju teid osales nagu super suured tänud, te olete ülilahedad. Ma ei väsi kordamast, et see on väga tuus mäng ja ma ei tea, mina sellist varem näinud ei ole. Soojalt soovitan teile endale see hankida ja muideks see on ülihea minu meelest sünnipäevakingitus, et esiteks see näeb väga cool välja, sellel on lahe idee ja sul on kohe üritusel ka midagi teha, sest see on
mänge, mida saad mängida mitut moodi. Teisest tahtsin seda rääkida, et kui sulle ei piisa ainult sellest, et oma lemmik youtuberitega sõbrakaartidele kohtuda, siis tule kindlasti Playnupu üritusele, mis on 4. märtsil ja selle kohta rohkem infot leiad siis playnup.ee ja eriti tänulik oleksin ma, kui sa seal minu poolt hääletaksid, kui mina olen sinu lemmik sisulooja. Loodan teid kõiki seal üritusel kindlasti näha, ma olen ise seal ka kindlasti kohal ja kõik teised teie lemmikud youtuberid ka. Ja kolmas asi, mis on super important nagu, mulle tuli PO Boxi esimene kiri! Siin ei ole kahjuks pealkirjast, kes selle saatis, vaatame äkki siin sees on. Ja kui te tahate mul ka PO Boxi midagi saata, kirjutada ja joonistada, siis mu PO Boxi ehk siis postkasti andmed on siin all infoboxis kirjas. Oh my god, seda ma ei oodanud. For real nagu. Tere Liisa, oled väga tore YouTuber, suureks eeskujuks oma julguse ja aususega rõõmu ja edu. Garina vist. Wow. Ja saate aru või? Ma for real ei oleks elus midagi sellist oodanud. See on lihtsalt ülituus. Ja ülilahe on see, näha on, et tegu on tõesti fänniga nagu. Et siin lisaks sellele, et ta on mind joonistanud, on ju, on siin joonistatud Beagle'id, kes on mu lemmikkoerad. Oh my god, mega cute, for real. Super suured tänud sulle, see on nii lahe. See on tõsiselt ka nii lahe. See on cool. Kui me varem ei näe, siis äkki Playnupu näeme. Bye!